Tšau, kuidas teil läheb? Ma loodan, et hästi. Ja kui ei lähe hästi, siis võite kommentaarides kurta. Ma ei ole tükk aega sellist vlogi tüüpi videot teinud, nii et ma mõtlesin, et sel nädalal ma veits vlogin. Ma tellisin Andresele jõuludeks ühe kingituse ja praegu ta veel ei tea, mis see on ja ta ei ole veel seda kätte saanud, aga ilmselt kui see video üles läheb, siis ta on juba selle kingi kätte saanud. Nimelt, kuna ta päris palju sõidab autoga ja autos olles meeldib talle telefonis asju ajada, siis ma ostsin talle AirPodsid ja kuna ma ei ole nii rikas, siis ma ostsin kasutatud AirPodsid ja ka ees keegi müüs kasutatud AirPodse, mis olid põhimõtteliselt poole odavamad kui uued poest. Nii et veits säästukink, aga ma usun, et praktiline. Ja ma ei tea, mulle meeldib osta asju, kui ma tean, et ma olen nad saanud soodsamalt kui poes. Et ma ei tea, see tekitab minu sellise hea tunde, kui ma olen mingi allahindlust saanud või nagu mingi hea diili teinud. Aga okei, eks ma filmin jälle, kui midagi juhtub. Väike update, mis meie elus toimub. Minu imearmsas, kaunis kodukeses on hiired. Küll päris mitte toas, aga peaaegu iga õhtul, kui me magama lähme, siis mingi hetk on kuulda seinases krõbistamist. Ja nüüd lähipäevadel on seda hiirekrõbinat olnud kuulda nagu ühes seinas, teises seinas, üle lae nagu igal pool. Nad jooksevad minu imearmsa valge puhta magamistoa lagedel seintel nagu, ja see ajab nagu hulluks, ma ei tea, nagu, kas nad teevad pesa kuskile, kas nad närivad üks hetk nagu läbi selle seina. Kõige hullem, kui nad mingi pissivad, kakavad nagu kuskile selle kipsi peale ja see hakkab nagu läbi kipsi imbuma. Mu kass nagu jälgib seda krõbinat, nagu vaatab sinna, kus see krõbin liigub, aga ta ei saa ju ka midagi teha, sellepärast et see hiir ei ole siiamaani toas olnud. Ja täna öösel, saate aru, Andres juba magab on ja mina kuulen jälle nagu krõbistamist on ja hiir laseb üle lae ja siis ma mõtlen, et okei, et mul on nagu lühter, näitan teile, mul on lühter ja selle lühtri kinnituse juures on auk. Ja saad aru, ma mõtlen, et okei, mis siis saab, kui see hiir sealt august sisse tuleb nagu. Ma kuulen nagu krõbinat just selle lühtri kandist ja ma võtsin oma telefoni, et taskulambiga nagu valgustada, et mis seal lühtri juures toimub ja saate aru. Ma näen, kuidas üks hiir vahib mind üle selle taldriku serva ja üle selle serva vaatavad paganama kõrvad. Ma panin nagu toast tule põlema ja ma ei tea, karjusin nagu täiega ilmselt ja Andres ärkas üles ja ütles, no nii, kutsu kass tuppa. Muidugi selle aja peale, selle kisa peale oli see hiir sealt august nagu lae vahele tagasi läinud. Aga ma tõin kassi tuppa ja tõstsin ta sinna lühtri juurde ja lasin tal seda kausiserva nuusutada ja ta nuusutas suht huviga nagu. Ja see lühter, saad aru, see lühter on nagu meie voodi kohal, nagu kui see hiir sealt alla hüppab, ta hüppab nagu meie peale magamise ajal. Oi, ei. Ja ma panin elutoa ukse kinni ja me lasime kassil magada siin meie voodi jalutsis. Et meie kass magas siin ja lühter on üleval. Aga jah, meie öö otsa kass magas meie jalgade juures turvaliselt ja kusjuures me ostsime juba mitu päeva tagasi Decorast sellise hiirepeletaja, mis käib nagu seinakontakti ja mis piniseb juba nagu meile ärritavalt, ja mis peaks nagu hiired ära peletama. Aga tuleb välja, et see töötab ainult selles ruumis, kuhu ta pandud on. Ehk see pinine ei kostu seina sisse ega ka kõrval tuppa mitte. Ma tean, first world problems. Ma tahtsin teiega ühest asjast veel rääkida, ehk siis mul on päris mitu inimest kirjutanud ja osad neist juba päris tükk aega tagasi, et nad tahaks koos minuga kollabida, mõnda videot koos teha. Osadele vist olen ka vastanud, aga neile, kellele ma midagi vastanud ei ole, siis sorry, ma ei väldi teid ja vabandust, kui teile on tundunud, et ma ignoreerin teid, aga mul lihtsalt ei ole tulnud ühtegi mõtet, mis teemal sellist collab videot teha.
ja mul vahepeal tuli mõte, et võiks mingi hetk teha mingi sellise video koos kõigi nendega, kes on tahtnud minu videos osaleda, sest uskuge mind, mul on tavaliselt igapäevaelus pigem probleem sellega, et keegi minu tuttavatest või sugulastest nagu pigem ei soovi videosse jääda ja ma pigem ei hakka isegi kedagi tüütama selle teemaga. Selles mõttes äkki on teil, isegi need, kes ei tahaks minuga videot koos teha, äkki teil on lihtsalt mõni mõte, mõni idee, mida annaks nagu paljukesi koos teha video jaoks. Mulle endale tundub, et ma ei ole väga mingi challenge'ite inimene, et nagu võib-olla siuksed asjad võiksid välja jääda, et mingi 24 tundi kellegiga kuskil keldris istuda või ma ei tea, ennast kuskile poodi lukustada. Ma ei tea, kas ma olen seda teile rääkinud ka, et ma pigem ei ole selline väga sotsiaalne inimene, et mul on mugavam võib-olla kaamera ees rääkida ja kuskil avalikult, kus on palju inimesi, ma olen nagu võib-olla rohkem tagasihoidlikum ja kui inimesed mulle kirjutavad, mulle tegelikult väga meeldib teiega suhelda, aga lihtsalt, ma ei tea, kas see on minu kasvatusest või lihtsalt minu sisetundest on mul tunne, et kui sul ei ole midagi head ja põnevat öelda, siis parem ära ütlegi midagi, aga ma tean, et see ei ole tegelikult hea, sest et nii ei leiagi tuttavaid ja nii edasi, nii edasi. Aga ma ei tea, soovitage midagi, mida saaks grupikesi koos videona teha ja miks mitte teeme midagi huvitavat koos. Lisaks sellele ka väike võib-olla tervise update, kui kedagi huvitab. Ma vist viimati rääkisin, et ma sain selle lõualuu arsti juurde, kes tegeleb lukuslõugadega. Ja, mul on siiamaani lõualuud lukus ja ma saan oma suud avada ainult mingi 2 sentimeetrit, mis näeb välja umbes nii. Põhimõtteliselt nii, et kui ma panen võileiva suhu, siis vorst libiseb pealt maha. Too much information. Viimati vist ma rääkisin teile, et ma sain veebruarikuus selle lõualuu arsti aja, aga ma leidsin ta ka ühest tasulisest hambakliinikust ja sinna oli mul võimalik varem panna konsultatsiooni aeg appi mu lõuad. Ma käisin seal ja sain õnneks siis selle kaudu kiiremini mingisugusele lõualoputuse protseduurile, et vist siit lõualuud seespoolt kuidagi loputatakse, et see disk, mis siin vahel on, mis on ilmselt paigast ära läinud, et äkki selle loputusega läheb see disk paika ja siis ma saan oma suud avada. Õnneks selleks protseduuriks ma sain aja juba 19. detsembriks. Nali oli veel selles, et mandliopp jäi mul ära, kuna öeldi, et nad ei saa mulle enne mandlioppi teha, kui mul lõualuud avatakse. Aga nüüd selle lõualuu arsti juurde saades ütles ta, et tal ei ole mul mõtet seda lõualoputuse protseduuri enne teha, kui mul mandliopp on ära tehtud. Nii et ühesõnaga, kõik on üks suur surnud ring. Aga nüüd ma lõpuks siis sain ikkagi endale ka mandlioperatsiooni aja, kuna ma ütlesin, et professionaal ütles, et selle peaks enne tegema. Ja mandliopp on mul siis 4. detsembril. Nii et ma loodan, et ma saan ikkagi videosid ka teha, aga teadke, et kui kuskil detsembri lõpus või jõulude ajal mul videot ei tule, siis ma taastun mandliopist pluss siis sellest lõualuu asjast, sest et peale seda lõualuu loputust võivad ka mul olla veel mingid tursed ja asjad siin lõualuu kandis, nii et ja ma loodan, et ma saan siis tervise korda. Mida veel? Täna tuleb vend mulle külla ja me teeme Twitchi ülekannet. Ma ei tea, ma tõmbasin igaks juhuks mängu ka, aga võib-olla me vaatame hoopis mingisuguseid naljakaid videosid ja reageerime nendele. Viimati ma rääkisin teile seda, et ma hakkan striimima ja ma üritasin ka ekraani salvestada sel ajal, kui ma striimisin, aga millegipärast see videofail ei avane, mida ma salvestasin. Nii et sellest striimist on mul alles, nii et sellest striimist mul kahjuks videot ei ole. Enne striimima hakkamist tegime väikse Instagrami story, kus ma kutsusin teid oma striimi vaatama ja mul on ainult need klipid alles.
Tšau, kui kedagi huvitab, siis me hakkame kohe Twitchi striimima ja kõigepealt me vaatame naljavideosid ja pärast võib-olla mängime natuke Dota 2 ka. Aga Twitchis ma olen Piret J7 ja põhimõtteliselt me lähme kohe laivi ja hakkame jäätist sööma ja videosid vaatama ja juttu ajama. Kui juba vahepeal update'idest rääkimiseks läks, siis ma tahtsin teile ühte asja veel näidata, mis vahepeal juhtunud on ja ma ei ole jõudnud teile näidata. Kui te mäletate, siis ma tegin ühe video, kus ma tutvustasin Ilon Viklandi nimelist illustratsioonide võistlust. Siis peale seda, kui see video mul üles läks, saatis Ilon Viklandi muuseum oma meeneid mulle, mis on minu arust nii armsad. Ma juba osa asju olen siin kasutanud ka. Esimene asi, kõige suurem oli selline kandik, mis on hästi toreda Ilon Viklandi illustratsiooniga. Ma olen seda juba kasutanud, ma loodan, et see väga must ei ole. Ja siis oli veel üks selline vahva plekist karp, kus on sees sellised, ma ei ole neid maitsnud veel, kas nad on kommid või mingi, millega pärast lõhna järgi ma arvan, et nad on magusad. Siis üks selline armas kaart, nii äge käekiri ka minu arust. Ja siin on see sama pilt peal. Ja siis on veel üks selline perepääse, millega saab minna seda Ilon Viklandi muuseumi külastama. Ja üks asi oli veel, ma kohe näitan. Ja siis oli veel üks sinine, ilus Iloni imetema poekott, mis on väga praktiline. Mulle meeldib käia poes riidest kottidega, sest et esiteks mulle ei meeldi, kui koju tekib hunnik lihtsalt kilekotte, mida enam hiljem vaja ei ole. Ja teiseks me võiks kõik natuke loodust säästa ja mitte nii palju kilet kasutada. Ja ma tuletan ka meelde, et konkurssi tähtaeg on alles jaanuaris, nii et teil on veel võimalik osaleda, kui keegi soovib. Aga okei, mina hakkan praegu tööle minema. Praegu toimuvad esmaspäeviti ka kunstikoolis noortekeskuse lastele keraamikaringid, nii et täna tuleb eriti pikk tööpäev. Tänane update on siis selline, et Andres unustas Makroflexi kaasa võtta ja kuna öösel hiir taaskord krõbistas ja ma kartsin, et ta tuleb sealt august sisse. Ja see hiirepeleti oli nii kaugel seina peal ja ei mõjunud üldse, siis ma ei julgenud enne magama minna, kui ma ehitasin pikendusjuhtmeest ja sellest hiirepeletist sellise valveposti siia hiirele. Ma ei tea, kas te kuulete seda pilinat ise või? Ma loodan, et saab õige pea juba selle augu Makroflexiga kinni lasta ja siis äkki ei kipu need hiired enam tuppa. Ma ei tea. Täna läheme me Lätti. Andresel on üht-teist Lätis vaja teha ja me mõtlesime, et käime ka Ikeas ära ja vaatame paari kasutatud mööblipoodi siis Lätist, et äkki seal leidub mõnda ägedat, kas antiik, mingit kapikeste asja, mida ma saaks ümber teha müügiks. Ja Ikeast oleks mul vaja köögimööbli jaoks mingeid asju, kraanikaussi ja nii edasi. Nii et ma mõtlesin, et ma vlogin ka sellel väiksel Läti tripil. Tutvustan teile motoriseeritud tõld. Palun väga, võimalik vaid Valgas. Keegi on endale lossi ehitanud. Päris suur hoone. Ema tahtis ka veel Ikeast mingit kappi ja ma näitan, kui palju kaste meil on. Nagu kõik see tuleb autosse saada.
väike kokkuvõte siis, mis me Riiast leidsime. Ühest taaskasutuskeskusest me leidsime siis sellise puidust laua, mis on hullult raske ja täis puidust. Ja selline India stiilis ja see maksis ainult 20 €. Ja selle laua ma ostsin sellepärast, et mul tuli mõte see ümber teha, midagi sinna peale maalida ja võib-olla müüki panna. Ja teine asi, mis me kaasa tõime, on selline väike seinakapikene, mis ma mõtlesin kööki panna, et ma värvin selle arvatavasti valgeks ja siis panen kööki seina peale, sest mul siiamaani ei ole veel köögimööblit. See on omaette pikk jutt, miks mul veel ei ole köök valmis, aga jah, see maksis ainult 35 €. Ja hea nali oli see, et seal kõlises selles kapis midagi ja kui me koju jõudsime, siis ma avastasin, et seal oli üks siuke väike märk, mida saab rinda panna, selline pisike vanaaegne auto, mis on äge, sellepärast et võib-olla te teate, et mulle meeldivad vanaaegsed autod ja vanaaegsed mänguasjad. Nii et päris lahe leid sellest samast väiksest kapist. Ja kolmas asi, mis me leidsime, on üks siuke jõhkralt suur laualamp, millega mul on ka üks mõte ja see maksis ainult 20 €. Ja ta on portselanist ja siin on selline nagu marmori efekt peale tehtud. Ja Ikeast me ostsime köögivalamu. Ma ei hakka praegu siin teda lahti võtma, aga ma panen siia pildi, millise valamu. Siin on kaasas torud ja väiksed lisad. Selline, ma ei tea, nugadakahvlite selle valamu jaoks, muid pisiasju. Lukk valamule ja üks selline lõikelaud, mis käib täpselt selle valamu peale. Ja siis töötasapinnad ostsime sealt ka ära. Ma panen nende pildi ka siia. Ja siis ma ostsin Riiast Depoost veel ühe sellise lambi köögilakke, mille pidi ise kokku panema ja millel ei olnud õpetust kaasas, nii et ma alguses panin selle veits valesti kokku. Ja nali on ka selles, et tal ei olnud kinnitust kaasas. Nii et ma ise traadist vähenesin mingisuguse asja, millega ta üldse kinni püsiks. Depoost ma ei julge küll rohkem midagi osta, aga muidu näeb kena lamp välja. Mulle meeldisid mõned Ikea lambid ka, aga need olid mingi 40-50 €, mis mulle meeldisid. Ja see lambikuppel Depoos maksis ainult 9,90 €. Ja see köögikapp, mis ma teile näitasin, läheb arvatavasti siia seina. Millega on oma nali, siia seina ei saa midagi väga rasket panna, nii et sellise väikse kapi saab. Ülejäänud seinale kinnitatavad kapid tulevad ümber selle aknakese ja selle tõttu, et mu köök on nii väike ja siin on selline piiratud ruum, siis ma pean ekstra need kapid tellima ja ülejäänud kapid ka, kuna mul on tõesti väike köök ja mul on pesumasinad ja asjad, mis peavad ära mahtuma täpselt kappide järgi. Ühesõnaga, köök on pikem jutt, siia tulevad seinakapid, lamp on mul selline, valamu töötasapinnad on ostetud ja eks ma räägin köögi update'ist teile, kui midagi rohkem valmis saab. Aga okei. Ja ma ei tea, ma loodan, et teile meeldivad ka seda sorti videod ja ma loodan, et te subscribe'ite mu kanalile, kui te veel seda teinud ei ole. Ja näemegi teiega juba järgmisel nädalal uues videos. Tšau!